Teet Kuusmik alustab lühiettekannete seeriat ettevõtluse arengust. Teet Kuusmik, Ida-Virumaa tööstusalade arenduse juhataja. Palun. Nii, ja minu nimi on Teet Kuusmik, sihtasutus Ida-Virumaa tööstusalade arendusjuhatuse liige ja kuna see tänane päev on niisugune väga suvine, siis ma arvan, et alustame ka suviselt, et alustame statistikaga. Statistika on siis nagu miniseelik, et näitab palju, aga varjab olulise, et selles mõttes ma arvan, et siit on statistikaga on hea alustada. Siin on siis näha, mis on maakonna jaoks kõige olulisem või mis on iga regiooni jaoks olulisem, on inimesed ja siin on nagu selles mõttes on hea vaadata, et 30 aastat meil on perspektiiv, siis kui me vaatame, mis oli 30 aastat tagasi, siis 30 aastat tagasi meil inimesi oli 221 000, täna on 131 000. Tõin välja siia statistika põlevkivitööstuses töötavatest inimestest, et 80ndate lõpus oli neid 14 000 ja pluss. Täna on põlevkivisektoris tööl 5800 inimest. Töötuse statistika, et ehk siis kui töötuse tase täna on meil 12,7%, Eesti keskmine 7,8% ja kui vaadata seda jooni, siis Ida-Virumaa on Eesti keskmisest püsivalt kogu aeg sellise peaaegu 100% ülespoole. Statistikast siis viimane, et Statistikaameti prognoos, et aastaks 2045, see on see hetk, kus me peaksime siis enam-vähem rohepöördega olema nagu lõpus, on Ida-Virumaa elanike arv 86 000. Et siit edasi minnes, et ma arvan, et see meie jaoks peaks olema selline suhteliselt punane joon. Ja küsimus on selles, et millise strateegiaga me siis edasi läheme, et kas me läheme kahanemise strateegiaga. Ma arvan, et Ida-Virumaa inimeste jaoks ei ole see variant, et Ida-Virumaal me teeme kasvustrateegiat. Strateegia osad, mis täna maakonnas on kokku lepitud, on siis arengustrateegia, mis on plaan A, aga sinna plaan A juurde me oleme siis tegelikult koostamas veel või koostanud siis veel 4 erinevat plaani. Ehk siis plaan B, see on ettevõtluse plaan, ehk siis äriplaan või ütleme siis B tähe pealt siis business plaan. Edasi on meil siis C-plaan, mis on siis seotud CO2 ja ütleme selle temaatikaga. Edasi on meil siis koostamisel täna green plaan ehk siis roheline plaan ja E-plaan, mis on siis või ütleme education plaan või ütleme siis õppe ja ütleme koolituse plaan. Mina täna räägin plaan B-st ja ütleme, meil on koostatud siis, see dokument on koostatud, seda on võimalik leida meie koduleheküljelt ivia.ee, kes tahab lugeda. Ja ütleme, selle B-plaani tugisambad, mille peale ta on kõik üles ehitatud, on sisuliselt 5 tugisammast. Ehk siis ettevõtlikud inimesed, need, kes on tulevased ettevõtjad, on alustavad ettevõtted, need, mis täna on juba toimetamas ja otsivad endale õiget suunda, on olemasolevad ettevõtted, need, kes täna on võib-olla sellised toimetavad, ehk siis väike ja keskmise suurusega ettevõtted, keda me peame aitama kasvule ja kes on ise kasvule orienteeritud, et sealt tuleksid sellised väljakutsed, uued töökohad. Edasi suurettevõtted meil on väga paljud täna seotud põlevkivisektoriga ja ütleme, nende potentsiaal on ikkagi investeeringud kasvuks ja laienemine ja võib-olla täiesti suunamuutus, eks ju, ja siis on 5. sammas on siis investorid, siin nii riskiinvestorid kui tegelikult ka välisotseinvestorid, keda me üritame tuua maakonda, kes teeksid oma investeeringud siin ja looksid selle kaudu siis töökohti. Plaanis B on meil välja toodud tugevused, ma olen välja toonud siia sellest mõned tugevused, siin ei ole kindlasti kõik, ehk siis meil on olemas põhitaristu, meil on olemas sadamad, maanteed, raudteed, meil on olemas tugevad tugiorganisatsioonid, on see Ida-Viru ettevõtluskeskus või Ida-Virumaa omavalitsuste liit või Ida-Virumaa tööstusalade arendus. Meil on välja ehitatud tööstuspargid, ehk siis me oleme välisotseinvesteeringute vastuvõtmiseks valmis, meil on olemas tööjõud, jätkuvalt vabanev, väga head spetsialistid, keda on võimalik palgata uutesse ettevõtetesse või ettevõtetesse laienemisse.
meil on täna energialahendused, et me igapäevaselt näiteks koostöös Eesti Energiaga otsime selliseid uusi lahendusi, mis oleksid välisinvestoritele põnevad ja järjest rohelisemad. Siin pildi peal on täna nii-öelda see Narva tuulepark, eks ju, et mis on Eesti täna üks suuremaid. Ja meil on kõrg- ja kutsehariduse nii-öelda asutused. Siin ma tooksin välja ülikoolide kolledžid, kutseõppekeskuse ja ütleme ka siis sellel sügisel lahti mineva nii-öelda siis koodikooli või tehnoloogiakooli. Mis on meie võimalused? Võimalustena, kui me räägime nagu välisinvesteeringutest ja ütleme töökohtadest, mis tulevad välisinvestoritel, siis geograafiline asukoht Euroopa Liidu ja Venemaa piiril. Et väga paljud piirkonnad ütlevad, et meil on selline kõige suurem potentsiaal on geograafiline asukoht. Meil on ta päriselt olemas. Me oleme kahe suure majanduskeskkonna vahel, see on Euroopa Liit ja Venemaa ja seda me peame ära kasutama. Teine on e-riigi virtuaalsed teenused. Ehk siis täna on Eesti ainus riik maailmas, kus välisettevõtja saab tulla, teha investeeringuid, nii et ta ei pea ise kohale tulema. Meil on e-residentsuse programm, meil on võimalik teha kas või kinnistu nii-öelda võõrandamistehingud kaugtuvastamise teel, registreerida ettevõtte, saada käibemaksu kohuslaseks, sõlmida lepinguid, esitada aruandeid. Meil on olemas nii-öelda see rohepöörde kuvand, mis on huvitav väga paljudele täna Põhjamaade ettevõtetele. Meil on võimalus võtta kasutusele uusi maavarasid, ehk mis on väga oluline, et me seda nii-öelda ei viskaks nurka, sellepärast et Põhjamaade täna nii-öelda edulugu on peamiselt seotud maavaradega. Kui me tahame elektriautosid, siis elektriauto puhul kõik, mis elektriautosse sisse topitakse, tuleb maa seest, mitte ei kasva puu otsas. Edasi ligipääs Euroopa Liidu ja InvestEU vahenditele, ehk siis tegelikult meil on võimalused järgmise 5 aasta jooksul kasutada toetusi, meil on võimalus kasutada laenuraha, mis tuleb InvestEU nii-öelda allikast. Ja täna võib-olla niisugune päevakorrane teema on see, et täna globaalseid väärtusahelaid mängitakse ringi. Ehk siis meie võimalus on see, et olla nii-öelda nendes uutes väärtusahelates sees, mis tulevad nii-öelda lähemale Euroopale ja kus Euroopa tellijad otsivad väga palju nii-öelda võimalusi Ida-Euroopast. Meie kuvand peakski tegelikult täna olema see, et me oleme rohepöörde keskpunkt. Ehk siis ütleme, see on väga paljudele ettevõtetele täna oluline, need, kes on kiiresti kasvavad. Kogu see valdkond, mis puudutab akusid, elektriautosid, salvestustehnoloogiaid, vesinikku, et need ettevõtted kõik vaatavad sellistesse kohtadesse, kus toimub rohepööre ja kus seda rohepööret ka reklaamitakse välja. Ehk siis meie kuvand on rohepööre ja seda me peame kasutama võimalikult palju. Teine on siis võimalus kasutada õiglase ülemineku fondi vahendeid. Ehk siis see on ainult maakonna nii-öelda keskne ja see on täna, mina arvan, et meie sellised nii-öelda 2 peamist unikaalsust. Ehk siis unique selling point, kui me ennast reklaamime ja müüme väljapoole, siis need on 2 asja, mille me peame nii-öelda põhinema. Nüüd õiglase ülemineku fondist paar sõna. Et selle kas rahaline maht on piisav? Et seda on 350 miljonit eurot. Et seda võiks vaadata nagu kontekstis, eks ju, või võrdlusena. Et kui me vaatame 350 miljonit, siis tundub see nagu päris suur raha. Kui me paneme sinna kõrvale ühe haigla ehitamise, mida täna planeeritakse, siis selle haigla maksumus on 500 miljonit eurot. Ehk siis ütleme kontekstis, ma arvan, et seda struktuurse muudatuse läbiviimiseks rahalisi vahendeid õiglase ülemineku fondist on kindlasti vähe. Me näeme ka seda protsessi käigus, mis täna juhtkomitee ja ütleme, ministeeriumid teevad ja viivad läbi töötubasid, siis ideid ja ütleme, selliseid väljakutseid ja ettevõtjaid, kes sooviksid panustada, on oluliselt rohkem, kui täna võimaldab õiglase ülemineku fond. Aga nii nagu ka Keit ütles, et meil tuleb kasutusele võtta ka muid struktuurfondide vahendeid, et seda kõike võimendada. Ja mis veel, et selleks, et saavutada tulemust, me peame seda raha, mis on õiglase ülemineku fondist, tegelikult kasutama targalt, julgelt, meil peavad olema nii-öelda rakendusasutused ja rakendusasutuste komisjonid, kes julgevad otsuseid vastu võtta. Et kui meil on projektid laual, et tehtaks otsuseid, sest me oleme täna näinud viimase aasta jooksul Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute programmis, kus julgust jääb natuke väheks. Me oleme oluliselt julgemad, et võtta vastu niisuguseid põnevaid ja väljakutsuvaid projekte.
Nüüd õiglase ülemineku, siis ütleme ülemineku poole pealt, et ettevõtluse poole pealt on täna nii-öelda põhimõtteliselt sellist 4 olulist meedet. Ehk siis suurinvesteeringute meede, mille maht on 153 miljonit eurot ja seal on toetus kuni 10 miljonit eurot. Ma arvan, et see on päris suur summa selliste põnevate projektide realiseerimiseks. Ja ütleme, kui vaadata, et 153 miljonit ja ütleme selline maksimum on 10 miljonit, siis ma usun, et me peaksime Ida-Virumaale suutma tuua 20-25 väga ägedat suurt projekti. Selleks meil on küll aega vähe, aga see võimalus rahaliselt on olemas. Väikeettevõtete nii-öelda meede 15 miljonit eurot. Sealt saaksid väga paljud kohalikud ettevõtted astuda järgmise sammu ja kasvada, eks ju. Seal on toetuse maht kuni isegi tänaste plaanide järgi 45-50%, mis on väga tõsine nii-öelda selline panus. Teadmusmahukate projektide osa, eks ju, mis üsna paljus on seotud nii-öelda selliste uute toodete, uute projektidega koos ülikoolidega, et ma arvan, et see peaks kindlasti andma sellise järgmise sammu. Ja ettevõtluse mitmekesistamise tugiteenused, mis on siis nii-öelda avaliku sektori projektid, kus nii-öelda ettevõtluse toetamiseks on võimalik samuti panustada rahaliselt. Nüüd õiglase ülemineku õiglane pool, ehk siis ma arvan, et kõige tähtsam meil on see, et me suudame saavutada majanduskeskkonna mitmekesistamise. Et me liiguksime ära nii-öelda ühe sektori mõjust või mõnede ettevõtete mõjust. Meil peab olema ta laiapõhjaline, et tekiksid uued töökohad, konkurents tööjõu pärast, ja see tooks kaasa nii-öelda selle rände pidurdamise. Ehk siis see punane joon, mida Statistikaamet meile ette kirjutab, eks me peame selle ära murdma. Ja see on ainult konkurents tööjõuturul. See viib üles palgad, see aitab selle, et inimesed ei liigu ära. Valdkondlikult ma arvan, et see Green Tech ja Industry 4.0 on need suunad, kuhu me peaksime liikuma ja kus me peaksime neid uusi ettevõtteid otsima. Sest see on nii-öelda sellised kasvuvaldkonnad. Ja mis on väga oluline, et kõiki neid tegevusi tehtaks Ida-Virumaal ja Ida-Virumaa jaoks. Et me ei määriks seda raha laiali mööda Eestit, sellepärast et nii nagu ma ütlesin, meil tõenäoliselt projekte ja ideid on rohkem, kui meil täna nagunii võimalusi selleks on. Siis uued ägedad avaprojektid ehk siis avaliku sektori projektid, mis on täna nii-öelda nendest aruteludest välja tulnud ja mis võiksid viia nii-öelda selliste täiesti uute valdkondade ja ütleme uute ettevõteteni. On siis digi- ja multimeedia ettevõtlusinkubaator Jõhvi, edasi tööstusinkubaator Narva, mis annab võimaluse ettevõtjatel tulla, proovida, minna ütleme siis kolmandatest riikidest Euroopa nii-öelda turgudele ja ütleme üles ehitada oma meeskonnad. Selle sama asja baasil ka siis robootika arendus- ja koolituskeskus, mis on täna nii-öelda mitmete ettevõtete jaoks juba nii-öelda äärmiselt oluline, et oleks võimalik ette valmistada neid noori praktiliselt juba nii-öelda konkreetsete liinide ülesehitamiseks uutesse ettevõtetesse ja ütleme, tuua kokku sinna integraatorid, robotite omanikud, seadmete ülesehitajad ja need samad inimesed, kes neid liine üles ehitaksid ja läheksid sinna ettevõtetesse tööle. Üks kõige suuremaid projekte, mida täna IVIA ise veab, on Auvere agropark, ehk siis ütleme selline täiesti rohepöörde projekt. Endise Narva karjääri territooriumil püsti panna circa 1000 hektarit kasvuhooneid, kasutada ära selle sama põlevkivisektori energiavõimalused, mida täna nii-öelda vähe kasutatakse ja üles ehitada selline täiesti toidutööstuse ja ringmajanduse projekt. Edasi kindlasti TalTechi keskus Vidrik, millel on nii-öelda suund kõige selle uue teadmusmahuka õppe ja rakendamise suunas. Ja kindlasti neid projekte on väga palju avalikus sektoris veel. Uued ägedad eraprojektid. Et me peame saama sellised projektid kätte, millega me täna juba tööd teeme. Ehk siis seesama Aquafori supertehas. Meil on allkirjastatud täna ühiste kavatsuste protokoll ettevõttega, kus on allkirjad andnud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Narva linn. Ja supertehase jaoks meil on täna vaja mingid ettevalmistused ära teha, viia lõpuni detailplaneeringud, saada tööle Olgina lennuväli charterlendudeks, saada käima nii-öelda siis inglisekeelne kooliõpe Narvas. Meil on vaja, et oleksid esimesed tõesti nii-öelda korterelamud, kus välisspetsialistid saaksid tulla, rentida ja olla ja kindlasti nii-öelda kogu see elukeskkond, sest välisettevõtja, kes tuleb 5 aastaks koos perega, tal peab olema see võimalus siin toimetada. Ragn Sellisi kaltsiumkarbonaadi tehas, et me peame niisugustest projektidest kinni haarama, mitte tekitama neile takistusi, ehk siis ütleme leidma need kohad, kus on võimalik sellised projektid üles panna. See on puhas ringmajandusprojekt, me saame ära kasutada tuha, mis on täna ladestatud, vabastada maa mingite järgmiste projektide jaoks.
TB-Haft tuulegeneraatorite tehas, et tuuleenergeetika ja seadmete tootmine sinna väga oluline. Edasi meil on täna selline projekt, mis on CO2 puhastamine, ärakasutamine, sinna juurde vesiniku tootmine ja sellest pliivabade sünteetiliste kütuste tootmine. No, kõige parem ringmajandusprojekt, mida saab endale ette kujutada, eks ju. Meil on täna akude tootmine laual, salvestusseadmete tootmise projekt laual, päikesepaneelide komponentide tootmise projekt laual, vesinikuseadmete tootmise projekt laual. Neid ägedaid projekte täna näiteks IVIA portfellis on kuskil 60, aga neid on ka väljaspool IVIA portfelli. Need on needsamad kohalikud ettevõtjad, kes peaksid minema kasvule, need on suurettevõtted, kes meil täna on, kes muudavad suunda või muutuvad rohelisemaks. Ja kokkuvõtteks. Ma arvan, et kogu selle arengustrateegia ja selle majanduskeskkonna ja struktuuri muutmisse peavad panustama kõik. Ehk siis igaüks peab panustama, leidma selle oma niši ja olema ambitsioonikas ja aitama kaasa selle protsessi elluviimisele. Me peame aitama Ida-Virumaa ettevõtteid kasvule, tooma maakonda uusi ettevõtteid, looma uusi põnevaid töökohti noortele. On see siis robootika, on see siis loomevaldkond või siis IT-valdkond. Ehk siis kogu selle asja mõte on luua konkurents tööjõuturul, aidata kaasa palgakasvule. Need on need meetmed, mis tegelikult toovad inimesi Ida-Virumaale tagasi. Ma arvan, et täna Ida-Virumaale tagasi tuua neid inimesi, kes on viimase 10 aasta jooksul ära läinud, on väga lihtne, kui me suudame neile tuua, tekitada põnevaid töökohti, väljakutseid, uutes ettevõtetes, võimaluse teha karjääri ja liikuda ka, ettevõtete vahel, eks ju. Toome kindlasti Ida-Virumaale uusi talente, sellepärast et uued ettevõtted vajavad väga kõrge tasemega spetsialiste ja nende toomine piirkonda on äärmiselt oluline, sellepärast et see toob uut verd. Ja me peame selle 5 aastaga ära tegema, ehk siis tegelikult meil rohkem selleks väga palju aega ei ole. Ma panin siia ühe sihukese pildi, mis on Shale Oil is not sexy, eks ju, on selle sellise reklaamtahvli peale nimetus, eks ju, et üks asi, mida ma tahaksin väljakutsena välja öelda, on see, et need inimesed, kes väljaspoolt maakonda teavad täpselt, mida me tegema peame või mismoodi me tegema peame või kuidas me olema peame. Et tulge Ida-Virumaale, tulge siia elama, tulge siia toimetama, tulge siia tööle, tehke neid muudatusi ise. Ida-Virumaa on täiesti avatud, eks ju, me ootame teid siia. Nii et kui te olete hingega asja juures, mitte niisama plakatitega tänaval, siis tulge Ida-Virumaale. Et võib pöörduda arendusorganisatsioonide, omavalitsuste poole, et kindlasti on selliseid põnevaid väljakutseid praegu, aga järgmised 5 aastat saavad olema muidugi Ida-Virumaa jaoks kõige pöördelisemad ja pöörased, eks ju. Ja ma lõpetan siis selliselt, et teeme Ida-Virumaa uuesti suureks. Aitäh teed. Nii et milline valdkond peaks Ida-Viru maakonnas kõige rohkem arenema? Ma arvan, et me peame jätkama ikkagi üsna paljus tööstuse... Ettevõtlus, jah? No ettevõtlus, jah, et mina rääkisin ettevõtlusest, aga muidugi nii nagu on, et ettevõtlus ei saa areneda ilma elukeskkonnata, eks ju, nii nagu ma välja tõin, eks ju, et kui me tahame inimesi tagasi, me ju konkureerime kogu aeg inimeste pärast, eks ju. Et inimeste jaoks on vaja töökohti ja elukeskkonda, eks ju. Vaatame nüüd reaalsust. Küsimus. Milline on reaalne alternatiiv põlevkivitööstusele lähtudes lisandväärtusest, tööhõivest ja mõjust majandusele? Põlevkivitööstus, kus üks töökoht loob 4 mujal. Kas 100 uut tehast? Ja, et ma selles mõttes ma ei tahaks, et me ettevõtlusmaastikul konkureeriksime põlevkivi ja mingid teised tööstused. Ma arvan, et põlevkivi on meil maakonnas ikkagi väga olulisel kohal ja ta jääb ka olulisele kohale. Põlevkivisektor tõenäoliselt muutub, eks ju, et me võib-olla põlevkivi elektrist liigume natukene rohkem välja ja liigume rohkem põlevkivi keemia suunas. Põlevkivi keemia suuna liikumine tegelikult annab meile uued võimalused täiesti, eks ju. See tähendab seda, et me jätkame kaevandamisega, me uurime maavarasid. Ma arvan, et väga tark on uute tehnoloogiate valguses võtta kasutusele fosforiit. Sealt on võimalik leida neid materjale, millest me tegelikult ehitame või toodame akusid, eks ju. Me kõik tahame jubedalt akusid. Meil on telefonid aku peal, meil on arvutid aku peal, meil on autod aku peal, eks ju. Akude tootmiseks on vaja maavarasid. Ma arvan, et see on meie võimalus. Eks, kui me suudame targalt välja võtta maa seest maavarad, millest teha
salvestussüsteeme, akusid ja veel kõrre tugevdajaid, eks ju. See on Hardi mulle ütles selle, et see on nagu niisugune peennimetus väetiste kohta, eks. Teet, hea küsimus on teine. Kitsaskohad. Sa rääkisid väga palju edukatest asjadest. Miks ei ole seni tulnud piirkonda piisavalt uusi kõrge lisandväärtusega tooteid tekitavaid töökohti? Ma arvan, et Ida-Virumaal on tulnud päris palju uusi ettevõtteid, kes maksavad päris head palka, eks ju. Et ma arvan, et tööturgu tuleb vaadata nagu turgu iga teist. Ehk siis ütleme, turul kehtivad mingid omad reeglid ja omad seadused. Ja see on nõudluse pakkumise nii-öelda tasakaalu reegel, eks ju. Et meil on vaja tekitada piisavas koguses töökohti, et tekiks konkurents tööjõuturul. Kui me vaatame välisettevõtjaid, siis nad ei tule, täna ei ole ettevõtjaid, kes tulevad piirkonda madalate palkade pärast, tullakse ärimudeli pärast. Ja ärimudel töötab mingites teistes tingimustes hoopis, eks ju. Kui ettevõtja maksab palka või ütleme, personalile täpselt nii palju, kui ta saab, millise hinnaga seda tööjõuturult selle kätte saab. Kui tekib tööjõu pärast konkurents uute ettevõtete tulekuga või olemasolevate ettevõtete kasvuga, siis see viibki palgatõusule. Ega muud nagu retsepti palgatõusuks ei ole. On veel, ütleme siis, väga tugevad ametiühingud, aga tõenäoliselt on see täna ühe sektori küsimus. Okei, väga kiire vastus ühele küsimusele. Ootused haridusele? Jaa, haridusteemadel ma arvan, et mina ei ole haridusasutustega mitte kunagi nii palju rääkinud kui viimase aasta jooksul. Ja ma arvan, et see haridusasutuste suund, mida nagu nendes diskussioonides on olnud, ongi see, et tegelikult ka haridusasutused täna vaatavad neid uusi sektoreid. Ehk siis ütleme see sama, Cleantech, Greentech miks sa räägid nendega nii palju? Mis see probleem? Jaa, sellepärast, et haridusasutused otsivad endale ka nii-öelda sellist, kuidas ma ütlen, sellist õiget väljundit, et nii-öelda müüa noortele neid ideid, millised ettevõtted on tulemas, kuhu suunda majandus täna liigub, eks ju, et valmistada ette just õigeid inimesi õigete ettevõtete jaoks. Selge. Aitäh, Teet! Ja palun!